Tšau! Tulin taas kord koha püüdma üksinda ja kui ma õigesti mäletan, siis on see mul sellel hooajal teine kalapüük nii-öelda iseendale. Et hästi palju on siin giidipäevi olnud ja tuleb veel, mis on hästi tore. Tänud usalduse eest kõigile. Ja kes tahab ikkagi veel giidipäevale minna, siis võtke ühendust. Aga täna siis kohapüük. Et jälle esimene lant, mis otsa läheb, on juba otsas. Kickman Sparkle Shad 13 Fishing SLD2 multirull. Super kombo lihtsalt. Ja Madisele ka hakka kasutama. Kui sa sellega ära harjud, sa ei võta hasplit kätte enam. Believe me, nii on. Lihtsalt. Kui mõnus. Mis praegu haspliga peaks tegema? Lõks kinni, kerid on, ühesõnaga bullshit. Et multikaga on ikka see püük mõnus. Aga koha näidud on siin all juba ja hakkame pihta. Et ma arvan, et esimest kala ei pea kaua ootama. Nüüd on võibolla persses kah terve päev. Nii ülbelt siin kuredi laiatud koha alguses. See oli äge võtta. Kõik jäi peale ka. Super. Mingi kahene kala. Väga äge. Ilus. Mr. Sparkle Shad. Väga lahe. Nii, vahetasin landilõksu ära, sest et teine landilõks ei tahtnud sellest väikse tšeburaska aasast läbi minna. Nüüd on 3 grammi see kaharuline konks. Vaatame, kuidas läheb. Ma pole kaharulise konksu kammu püüdnud. Ja siit väike tipp kõigile, kes tahavad enda landilõks asju mõnusalt sättida, siis Smart Fishingu poes on selline KP sellised tarvikute karbid, mis käib nüüd vedruga lahti ja siia saad igasuguseid sahtlid saad ringi tõsta ja saad, minul on siin landilõksud, pöörlad, rõngad, konksud, igast asjad, et siuke. Ja teine väiksem on mul ka, kus mul on otsakruvid ja tilgaraskused. Hea võimalus ära asjad panna. Asjad ilusti ära panna. Võt. Nii, aga ma võtan veel tavalise džigiga ja proovin alguses neid ja siis ma proovin kindlasti seda kuldset Lazy Shadi ka.
umbes samas mõõdus jälle. Üritan siit kaamerast pärast mingit pilti välja lõigata, selleks ma siin poseerisin. Ja jumala kurgus. Sparkle Shad Kurldale. Jällegi ilus. Mõtlesin, ma ei pane kaamerat käima, et see on nagu nii lähedal, nagu nii ta ei võtta ära, et... Aga näe, 3 grammi, väike Wolfram kuulik ees ja töötab küll. Vähe korralikum. See enam kotikala ei ole. Näitan veel korra seda suurt või noh suuremat, kelle ma tahtsin tegelikult tagasi lasta. Ma arvan, ta on mingisugune 70 senti kala. 70 senti kala ma hea meelega oleks ta tagasi lasknud, aga lihtsalt kõht ülespoole ja kahjuks ei uju ära, nii et midagi ei ole teha. Et siis tuleb ära võtta. Vahepeal lihtsalt koha on nii õrn, et aga nii on. Kurat löövad, need, kes on hästi pinnas, eks ju, no hästi-hästi kõrgel, siis üliaeglaselt peab kerima vaata, siis nad võtavad selle nagu lokis saba, tõmbavad sabast raisk. Mul oli praegu kas säga või ilgelt suur auk ujus all, läks põhja, vedasin üle, lõksutasin ja nii kui üle sain, nii startis ja pani minema.
päris tormile ära, et päris hea laine viskas peale põhimõtteliselt hetkega. Ja radari pildilt tundub, et ega siin üks pauk tuleb teise järel peale, nii et ma ei tea, ma võib-olla lähen kaldasse ära ja võib-olla aitabki kah, et ma ei ole kindel, et siin rahulikuks tagasi tõmbab see ilm. Et muidu liguned siin järve peal läbi ja pärast nagunii enam püüda ei saa, et ma ei tea, ma vaatan. Igatahes võib-olla kõik.